Käputäis aastaid tagasi sai Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni murdmaasuusatamise MK alakomitee ülesande, et suuskade määrimises tuleb leida rahalisi kokkuhoiukohti. Tol momendil moodustasid määrde kulud MK-l osalevate koondiste eelarvest kuni 60%, hõlmates kohati kuni 15-liikmelisi hooldetiime ning eraldi tööruume, näiteks suuri rekkaid. Just 2023. aasta märtsis esimest korda Tallinnas toimunud murdmaasuusatamise MK-etapp tähistas spordiala loos uut peatükki, sest seni omaette tegutsenud määrdetiimid paigutati ühiselt ühe telgi alla tööle ning mitmete erisuguste määrete asemel võis kasutada ainult üht konkreetset ja fluorivaba. 2 aastat hiljem naaseb Tallinna linnasprint MK kalendrisse ja sedakord määrde revolutsioon 2.0 lipu all. Tagasitulek kätkeb taas ühise telgi all puhastamist ning määrimist, kus värske nähtusena on kasutusele võetud spreiga pealekantav parafiin, mis siis hiljem maha harjatakse. Uue vahendi tuleku ja reegliga, et määrimisel ei ole lubatud kasutada triikrauda, lühendab see tööprotsessi varasemalt 15 kuni 30 minutilt väga lühikesele ajale. Hetkel on võimalik ära määrida suusk 1 minutiga, kuivamisaeg seal 5 minutit juurde ja on võimalik anda 10 minutiga sportlasele suusk kätte. Kindlasti on selles mõttes kokkuhoid suur, et pulvrid on teatavasti väga kallid ja nende allapanek on ka siis ikkagi elektrikulub ja kõik, et aerosool ja vedelikud ja on lihtne panna ja ainult natuke mehaanilist harjamist ja ongi korras. Määrde telgis toimub ka fluorikontroll. Nimelt on eelmisest hooajast alates keelatud rahvusvahelistel suusa- või laskesuusavõistlustel kasutada mürgist fluori sisaldavaid määrdeid, kusjuures veidi enne seda oligi just 2023. aasta märtsikuine Tallinna MK-etapp esimene fluorivaba mõõduvõtt 36 aasta jooksul. On tekkinud hästi palju erinevaid määrdefirmasid, et ise eelmine hooaeg maailmakarikal fluori mõõtmisel ma nägin väga palju erinevaid määrdeid, mida kasutati. Ja tänane seis on see, et ega fluor võib-olla ei olegi enam vajalik, et uued tooted on nii heaks läinud, et libisemisomadused on ka märgades ja mustades oludes suhteliselt võrdsed või isegi mingid määrded võivad paremad olla. Robert Peets lausub, et praegu Tallinnas nähtav ühismäärimine on võimalik vaid vabatehnika sprintide puhul, mitte aga klassika kontekstis. Pidamismääretega on määrimine oluliselt keerulisem ja iga sportlase puhul oluliselt personaalsem, kuidas selle pidamismääret sinna panna, et see ühismäärimise vormis kindlasti ei saa toimuda, aga vabatehnika linnasprindi raames ma arvan, et see 2023 tehtud algatus sai väga positiivse tagasiside, et esialgu olid kõik väga skeptilised sellele vastu. Tunamullu kogetule eelnenud aega saatsid esialgu küll skepsis ning pisike hirm, näiteks kas määrde meestele üldse jagub edaspidi senises mahus kohustusi. Tänavu olid Tallinnas võistlevad suusakoondised kõik 2 käega poolt seda kõike kordama. Väga head ja positiivset tagasiside oli ja kiideti sellist kompaktset lahendust ja kiiret nagu tehnilist võimalust, et kõigile meeldis ja kiideti väga. Ja see aasta on ka siis kõik tiimid jälle kohal ja paljudel on juba info olemas, et me ei peagi neid väga palju õpetama enam.